praegu tegelen siis oksaaukude täitmisega nii-öelda kuumvaha abil. Ja mulle endale hirmsalt meeldivad sellised rustikaalse stiiliga nagu puidud, põhimõtteliselt oksakohad ja sellised asjad. Ja üks Soome proua tellis minu käest 3 tükki kohe selliseid oma tütardele kingiks. Ja no nüüd ma neid siin meisterdan siis. Et võiks arvata küll, et mis sellise asja tegemine, palju see ajakulu ikka on, aga eile põhimõtteliselt ma joonistasin ja lõikasin välja kuskil, ma arvan, 1,5–2 tundi. Siis täna lihvisin, ma arvan ka üks peatunnikene. Nüüd see vahaga täitmine. Siis tuleb veel väike lihv, siis tuleb logo peale, siis tuleb õlitamine. Et nagu see kõik tegelikult võtab nagu aega. Ja sellepärast ongi käsitöö kallis. Mina ei oska odavalt toota, ma ei kujuta ette. Muidu jah, kui ma 4-kandilisi teeks, ma saaks neid tõesti tunnis lõigata, ma ei tea, 50 tükki välja. Aga kõik selline, mis on nagu sellise orgaanilise kujuga. Et nagu siin see käepideme osad, ma ei tea, kas see video pealt paistab, on sellise kujuga. Et need kõik võtavad ikkagi korralikult aega, enne kui valmis saab. Kasutan lintsaagi, siis kasutasin seda ülafreesi, millel oli see raadius peal, lihvpinki veel, siis no ühesõnaga palju masinaid on vaja selleks, et üks siuke pisikene või 3 siis lõikelauakest nagu valmis saada. Ja nüüd siis sellise kvaliteetse Jaapani peitliga. Eemaldan ma võimalikult palju üleliigset vaha. Tegelikult lifehack on see, et seda vaha saab veel kasutada. Et kogud selle jäägiga nii-öelda kokku ja pärast saad selle uuesti üles sulatada. Ja tavaliselt kipub nii olema, et on vaja nagu mitu korda täita, siis ongi mingi auguke jääb kuskile ja siis ongi hea selle ülejäägiga nii-öelda need kohad siis ära täita. Nii, aga selline masin tuli käima ajada, et need augud, mis ma sisse freesisin, nende servad pehmendada ja need ilusamaks teha.